Feng Shui Tang, et kust pärineb Taiwani mullitee, selle kohta ei ole väga kahtlusi, et ta Taiwanilt pärineb, aga kust kohast täpselt? No neid kohti on mitmeid, aga üks põhiline on see Taichungis see koht siin minu ees. Feng Shui Tang. Ja väidetavalt siis ühes magusapoes koosolekul keegi töötaja olla pillanud tärretuse tee sisse ja boss olevat leidnud, et see on hea idee ja nii siis oligi tekkinud see kuulus mullitee. Populaarne koht, karmid reeglid, võta number, siis oota, kuni see laud kutsutakse, siis skanneeri koodi ja igaüks tohib maksimaalselt sees istuda 90 minutit. No põhimõtteliselt seda. Aha, siin on take out option ka. Tõepoolest mõtlesin, et võtan väikese hommikuse mullitee sealt, aga siis vaatasin, et seda kalmi koldaid järjekorras ootama ja seda ma ei viitsi, et eks seda mulliteed sealt on nagu Taiwanis igal pool suhteliselt. Tiik Taichungi pargis. Ja siinpool on siis Taichungi park ise. Päeval palav, aga suhteliselt hea valjuline koht. Märgistatud puud. Ja väga joone järgi lõigatud puud. Üks stiilne katusealune. Kunagi Kingi ajal, Kingi dünastia oli siin originaal olnud, aga see sai kahjustada ja nüüd on siis koopia. Ja teine stiilne ehitus siin samas pargis. Sealt puude tagant paistab miski hõbedastes toonides. Huvitav objekt. Skulptuur. Vaatab teisele poole. Aga igavesti uhke ja kõrge. Monument nende jaoks, kes võitlesid jaapanlaste võimu vastu mingi aeg suure puu all. Selle kohta võiks öelda, et päris nunnu väike tolnike. Ja tagapool siin on suurem plats. Keegi teeb siin hommikusi harjutusi. See on üsna tüüpiline parkides, ilusates kohtades hommikuti natuke võimelda. Ei paista just kõige jõukam kant. Olen jõudnud suurte majade piirkanda. Kas siin elab siis jõukam rahvas? Tänavad paistavad kohe ilusamad, rohelisemad. Muidugi, sa võid ju ilusas majas, ilusas kvartalis elada. Aga kui su aknad läheb läbi siukene maantee, siis see on ikka suhteliselt lärmakas. Aga Taichung paistab siuke koht olema, et kus kohtuvad modernne ja traditsiooniline. Teile käisin templit vaatamas, täna siin suurte majade piirkonnas. Üsna teravad kontrastid. Siin on väheke teist tüüpi kohalike moodsate majade arhitektuuri näha. Jõepromenaadil üle jõe läheb üks sild uhkem kui teine. Jõge ennast pole suurt ollagi. Märkamatult jõudsin suurte majade vahelt vähekene teistsuguse kohta, mis paistab rohkem nagu turukadalipp siin kuskil loodusliku pargi lähistel. Et kui tahad sinna metsa kõndima minna terviseradadele või mis seal iganes on, siis pead selle kadalipu siin läbima. Vähemalt mängivad mõnusat muusikat.
mainisin metsa minekut. Siin on Takeng hiking trails ja suure number. No nad on siuksed päris lühikesed jupid, aga natuke saab ikka looduses olla. Aga mis puudutab turgu, siis nad ei ole siin peale tükkivad, nad ei tule sulle nagu niimoodi, et osta müüma midagi, et ei ole mingisugune Egiptuse turg. Selles mõttes on täitsa okei rahulikult jalutada. Raja vaatekoht. Siia üles tuli ilmata pikk tee, et miks teha juusalist treppi, või sa lihtsalt võid õues ronida trepist. Ja on mõned trepid siin kohati Taiwanis, mis mäe otsa lähevad. On pikad. Õhupallid. Kõrgem vaatekoht, pildistamise koht. Südamemärgiga kohe. Keegi on leidnud siin hea koha platseeruda. Ja tõsi, pole halb valik vaateid arvestades. Et elavast linnast siia välja tulla, kodaks juba ei sea. Siit nüüd paistab, et hakkab teiselt poolt alla minema. Vaatan täpselt kuhu jõuan, et päris kaaldile ma endal seda rada polnud märkinud. Aga tundub, et saab teha siukse ringi. Ossa, kus on kõrged võdred. Päris võimsad. Heade vaadetega istumise kohast veel natukene linna. Ja nüüd siis teise nurga alt. Natuke madalamalt, aga päris hea vaade sinna pära, kus need kõrgemate majade piirkond on. Neid on mitu tükki neid kõrgemate majade piirkondi. Ühest tuli ma täna läbi, teine oli seal Highspeed vee juures, kus ma eile läbi tulin. Ja vast on neid veelgi. Need, kes põgenesid 5 elemendi mäest, tõusid läbi pilvede ja maandusid Wengchu Buddha templis, kus maajumal viis neid kokku samameelsete kaaslaste ja inimestega. Näeb siis, kas ma lendan läbi pilvede, kui ma siit maa peale tagasi jõuan. Jõudsin alla välja trekking trail number 6 juurde. Siin on siis see kaarti veel näha, 9.1. Seda lühikest jubi mööda panin siuh ülesse, siis jalutasin. No ühesõnaga, siit panin ülesse. Siin vaatasin veits vaateid. Siis tulin siit 10 mööda alla. Siis jõudsin välja otsaga 6. Ja nüüd olen siis siin. Vaata, kohalik surnuaed linna lähedal. Ja nagu näha, et ega siin liiga suurt surnuaedade orjamist ei ole. Et siin on selles suhtes kord nagu Eestis, et iga perekond hoolitseb ise oma kadunukeste haudade eest ja näiks, et lastakse neil olla nagu on. Kuidas ma nüüd looduse keskelt järsku niisukese käve ja mõra keskele sattusin. Väga kiired vahetused. Lohutuseks väikene pargilaadne ala, siis käin siin kõrval ka. Hakkan Dream hotelli tagasi jõudma üsna kesklinnas. Peaks ütlema, et see on selline keskmine naabruskond. Ei mitte väga likas ega väga vaene.